Tere päevast, kauplejad, investorid ja aktsiaturuhuvilised. Minu nimi on Igor Doroshenko ja eetris on mu aktsiaturu ülevaadesaade. Ja see on saade, mis rohkem puudutab investeerimist ja siin me rohkem vaatame sellist nagu pikaajalist vaadet ja pikaajalist perspektiivi. Ja tänases saades me räägime siis majanduslanguse tõenäosusest, fondihaldurite agressiivsusest, ajaloolistest muudatusest, mis on turul ja majanduses üldse on toimunud. Ja siis vaatame mõned huvitavad kvartaaltulemust, mis meil siin hiljuti olid. TSMC, Netflix, Intel ja Intuitive Surgical. Rohkem kvartaaltulemusi meil tuleb see nädal, ma plaanin järgmine nädal teha suuremat kvartaaltulemuste ülevaadesaadet. Sest ja väga palju huvitavaid on tulnud, kindlasti ärge unustage sellele saadele laiki panna, kui see teile meeldib ja kui te ootate järgmise nädala saadet, et laikid on lihtne viis tänada mind nende saadete eest ja tegelikult ka näidata, et olete huvitatud jätkuvalt, et need saadet tuleksid ja see annab mulle ka motivatsiooni tegelikult need saadet teha. Ja siis lisaks täna vaatame detailsemini ühe Rootsi aktsia tegelikult, mis kaupleb ka Ameerika turul, aga peamine aktsia noteerimine on Stockholmi börsil, see on Evolution AB, Evolution Gaming nimeline aktsia, et selle kohta tuli küsimus, et kas võib olla hea ostukoht, kuna äri on hea kõrge marginaaliga, nii et vaatame täna üle ja proovime selle küsimusele vastust leida. Enne kui me alustame veel, et annan teada, et siinsamas Youtube'is on võimalik liituda muu tasulise kanaliga. Kõige rohkem see võib olla huvitav neile, kes tegelevad kauplemisega, et sel tasulisel kanalil saab eelisjärjekorras vaadata mu iganädalast esmaspäevast aktsiaturu analüüsisaadet ja siis osaleda ka nädalas sees tavaliselt teisipäeviti, neljapäeviti otseülekande striimides, kus ma näitan ka, mis ma ise kauplen ja kuidas ma kauplen. Et kui teil on huvi, siis siinsamas Youtube'is on võimalik tasulise kanaliga liituda. Ja alustame siis tänase saadega. Ja kõigepealt esimene teema meil oli majanduslanguse tõenäosus. Te olete mind siin kuulnud, kui piisavalt kaua minu saadet vaadata, et eelmine, üle-eelmine aasta siin palju rääkisime, et suureneb tõenäosus, et peaks majanduslangus tulema, aga seda kuidagi ei tule ja ei tule. Ja siin põhimõtteliselt graafikud, mis näitavadki meil seda olukorda, miks majanduslangus oli oodatud, ei anna küll vastust, miks seda pole tulnud, aga me näeme, et majandus endiselt kasvab ja hetkel prognooside järgi ka tegelikult suht tugevat kasvu oodatakse, need graafikud ka kohe vaatame. Aga alustame sellest graafikust, et täna meil just palju sellist Bank of America Global Researchi poolt graafikud ja esimene on selline nagu FMS on Fund Management Survey ehk küsitlakse erinevaid fondihaldureid ja siin oli küsimus, kui palju teist ootab ülemaailmselt majanduslangust. Ja me näeme, et hetkel tegelikult majanduslanguse ootused on ülimadalad, sama madalad, nagu nad olid siin mais 2021 või veebruaris 2011 ja augustis 2007, kusjuures augustis 2007 see oli see koht, kus majanduslangus oli peaaegu tulemas. Suur crash oli tulemas aktsiaturul, aga nagu me näeme, et keegi ei tea tulevikku, et toona ka isegi fondihaldurid ei näinudki suurt tõenäosust, et võiks tulla selline globaalne majanduslangus ja me näeme, et juba poolteist aasta pärast, märtsis 2009, kui oli täies hoos juba ülemaailmne majanduslangus, siis peaaegu kõik juba andsid teada, et jah, majanduslangus on olemas.
Ja põhimõtteliselt me näeme, millal see vastus lähebki sinna 90% ja kõrgemale tasemele, siis praktiliselt, kui majanduslangus ongi juba käes, et siin peale ülemaailmstunud kriisi meil oli siis koroonakriis ja siis tegelikult kõrged ootused olid novembris 2022, et 2022 meil ka aktsiaturg oli languses, tegelikult majanduslangust ei tulnud, kuigi siin me näeme, olid üsna kõrged ootused ja tegelikult ka eelmine aasta aprillis 2025, siis kui Ameerika lubas kehtestada kõrged tariifid maailmale, siis tegelikult ka tekkis üsna kõrge tõenäosus, et globaalne majandus läheb nüüd majanduslangusele ja seda ei juhtunud ja nüüd põhimõtteliselt keegi ei oota majanduslangust. Äh, veel üks huvitav graafik, mis me oleme ka varem palju vaadanud, kuna Ameerika valitsus oli kinni, siis vahepeal oktoobri-novembri kohta andmed me pole saanud ja see ettevaatav indikaator polnud ka uuendatud. Nüüd me saime uuenduse kätte ja see sinine joon näitab meil ettevaatava indikaatori muutust võrreldes eelmise aastaga ja põhimõtteliselt siin on selline nagu null joon, kui ootused me näeme lähevad halvemaks, nullist madalamale, äh, siis tekib selline nagu punane joon siin, kui lähme sinna –5% tasemele ja see on tegelikult selline nagu majanduslanguse signaal tekib selle indikaatori poolt. ja me näeme, et see majanduslanguse signaal meil tekkis 2000 just enne teekmulli lõhkemist ja siis see halala on meil siis majanduslangus ja siis tegelikult meil tuli majanduslangus. järgmine majanduslanguse signaal meil tekkis siinsamas 2007 ja siis meil tuli majanduslangus 2008, 2009. järgmine kord ta läks tegelikult siin koroona ajal andis majanduslangussignaali ja oli majanduslangus. ja nüüd, kui me vaatame, mis meil on juhtunud alates 2022, me näeme, meil siin ka tekkinud majanduslanguse signaal ja siin ka fondihaldurite ootused majanduslanguse vastu olid ülikõrged. ja tegelikult siin me näeme, majanduslangust ei tulnud, siis meil hiljem eelmine aasta 2 korda ka tekkis majanduslanguse signaal ja ikkagi majanduslangust pole tulnud. et eriti hästi on näha sel graafikul seda seost, et siin on punased tulbad, meil on just Ameerika reaalne skp ja sinine joon on seesama ettevaatava indikaatori US leading indicator, selle muutust. ja me näeme, et siin ajaloos samamoodi 2000 me näeme, indikaator hakkas halvenema, siis meil tuli selline majanduslangus. 2007, 2008 indikaator hakkas halvenema, tuli majanduslangus ja ka enne seda tegelikult 90ndate alguses oli indikaatori nõrgenemine ja majanduslangus ja 80ndates ka. et põhimõtteliselt iga kord, kui ettevaatav indikaator hakkas langema, siis meil ja läks nullist ja –5%-st madalamale siis, kui tekib see majanduslanguse signaal, siis meil oli majanduslangus. ja nüüd 2022 me läksime ka põhimõtteliselt siin madalamale, aga vaadake, mis meil juhtus majandusega, et majandus jäigi kasvama. et esimest korda siin meil näeme 45 aastat ajalugu tegelikult, et esimest korda üle selle aja meil oli 1, 2, 3, 4, 5 majanduslangus ja kuuendat ei tulnud, isegi kui nii fondihaldurid kui ka siin ettevaatav indikaator seda ennustas. ja, et põhimõtteliselt ma ei ole ainuke, kes vaatab seda pilti ja imestab, et mis saab edasi ja kuidas seekord on nii juhtunud, et muidugi saadetes, kui ma rääkisin, et oodata majanduslangust, ma ei väljendanud nii-öelda nagu enda arvamust, ma tõlgendasin needsamad graafikud, mis me praegu vaatame. ja nagu me näeme, et fondihaldurid tegelikult nägid ka sama infot ja neil olid ka kõrged ootused majanduslanguse vastu. noh, selline nagu kui siin ettevaatavad indikaatorid jäävadki kehvemas seisus, ilmselt mingi hetk majanduslangus peaks tulema, küsimus on lihtsalt millal. aga võib juhtuda ka niimoodi, et ettevaatavad indikaatorid hakkavad paranema ja siis meil majanduslangust ei tule.
ja siis pärast räägitaksegi, et ajaloos tekkis selline olukord, niinimetatud nagu pehme maandumine, et tegelikult ootused olid suuresti väikseks läinud ja tegelikult majandus kunagi majanduslangusse ei läinud, et pidas vastu. Ja siis oligi selline nagu lihtsalt nõrkus, korrektsioon 2022 aktsiaturul, väike nõrkus ootuses ja tegelikult majandus endiselt jäi kasvama ja uus majanduse tsükkel niimoodi algas. Et eks me saame teada, hetkel neljandaks kvartaliks tegelikult siin endiselt ennustatakse head kasvu. Üldiselt analüütikud siin ootavad 0-2%-ni kasvu, aga Atlanta Federal Reserve'i prognoos, mis on tihti üsna täpne tegelikult, et praegu juba ootab rohkem kui 5%-st kasvu, ehk põhimõtteliselt siin neljanda kvartali tulp peaks üldse nagu siia 5% juurde tulema, et kasv peaks kiirenema. Nii et selline huvitav olukord meil majandusega on tekkinud ja lisaks veel üks graafik, mis näitab meile, et noh, tegelikult võib-olla ikkagi võib areneda see esimene stsenaarium, et varem meil tuleb ikkagi majanduslangus ennem kui meil algab uus majanduse tsükkel. Ja üks oluline näitaja, mis me ka siin jälgime tihti, on non-farm payrolls ehk kui palju töökohti oli loodud või kaotatud. Ja siin me näeme ka põhimõtteliselt sellist nagu ajaloolist arengut, et sinised tulbad meil on loodud või kaotatud töökohtade arv, siin on null, et nad hakkavad siin meil ajalugu üldse 40-ndatest. Loodud töökohad, nende arv hakkab vähenema ja siis hakatakse töökohti kaotama ja meil tulevad majanduslangust, et me näeme, võtame siin 80-ndatest näiteks. Siin oli see olukord, tuli majanduslangus ja need halalad on siis meil kõik majanduslangused, mis on siin vahepeal olnud ja iga kord oli selline pattern, et hakkab töökohtade arv hakatakse vähem looma töökohti, siis hakatakse neid kaotama ja siis meil tekib majanduslangused siin 2000, 2007, 2008, siin 90-ndad, 80-ndad. Ja koroonal oli eriti erakorraline käitumine, et kõigepealt väga palju töökohti kaotati, siis palju loodi tagasi. Ja veel üks tendents, mis kaasneb sellega, et vähem töökohti luuakse, punane joon näitab meile, et siis hakkab töötuse määr kasvama ka, et siis enne seda majanduslangust ja majanduslangusega muidugi see kasv siin kiireneb. Ja kui me vaatame graafiku paremalt poolt, et hetkeseisu, mis me siin näeme, tegelikult me näeme, et töökohtade arv siin väheneb, siin mõned kuud me nägime juba negatiivsed numbrid ehk töökohad olid kaotatud. Lisaks meil töötus kasvab, et vaadates seda ajaloolist arengut, kui sellised tendentsid on olnud, siis meil järgnes majanduslangus. Et vaadates seda graafikut tundub olevat, et ikkagi võib-olla siis see või järgmine aasta ja keegi ei oota enam seda majanduslangust ja siis see tegelikult tulebki. Et siin veel üks huvitav alumine graafik, mis näitab meil sedasamad non-farm payrolls vaadet natukene teise nurga alt, ta näitab siin just aastast muutust protsentides loodud töökohtades. Ja me näeme, et see on olnud siin ka viimasel ajal langustrendis ja siin on huvitav, et kui see muutus läheb nullist madalamale, siis tegelikult meil on ka siin need kohad, kus meil olid majanduslangused 2007, 2008, 2000, 90-ndad ja 80-ndate alguses. Et iga kord ka põhimõtteliselt see andis meil sellist nagu head majanduslangussignaali ja kus me oleme nüüd 0,4% tegelikult, kui see olukord siin jätkab, siis tegelikult me siin ka näeme, et muutus võrreldes eelmise aastaga läheb nullist madalamale, see on ka suht tugev selline nagu majanduslanguse signaal. Nii et vaatame, kuidas see olukord hakkab paranema. Aga need graafikud jah, on ülimalt huvitavad, et see aeg, mis meil hetkel on, kindlasti erineb sellest, mis me nägime siin viimati ajaloos. Nii, mis siis fondihaldurid ise teevad, et lähme edasi seda Bank of America Global Researchi graafikutega, et me nägime, et fondihaldurid siis ei oota majanduslangust.
Kui nad ei oota majanduslangust, siis nad tegelikult, me kohe näeme siin graafikute järgi, on nad muutunud, on suht agressiivseks turul. Ja siin esimene graafik näitab, kui palju vaba raha portfelli, kogu portfellist siis hetkel fondihaldurid hoiavad. Ja me näeme, et siin meil on andmed alates 99 ja hetkel tegelikult vaba raha osakaal on kõigest 3,2%, et me näeme, pole kunagi ajaloos alates 99 polnud nii madalat raha osakaalu, ehk tegelikult see räägib seda, et kogu raha on investeeritud. Kui turg hakkab kukkuma, siis tegelikult ei ole vaba raha, et midagi juurde osta. Ja tegelikult, kui kõik on investeeritud, siis kõik peaks hakkama nagu noh, kas osaliselt või väljuma oma positsioonidest, siis tegelikult peaks tekkima päris suur müügisurve. Äh, ja siis, kui tekivad tegelikult siin kriisid, me näeme siin 2022 oktoobris, kui oli turupõhi, eelmise aasta aprillis, näiteks 2008 detsembris, koroona ajal, et siis me näeme, et siin vaba raha osakaal läheb siin 5-6%-ni, et isegi kõrgem kui 5%, tavaliselt jah, kuskil 6% juurde. Ja kui meil peaks turul tekkima siis langus või majanduses majanduslangus, siis me näeme tegelikult, kui suureks see vaba raha osakaal võibki tekkida ja see võib tekkida ainult sellega, et aktsiaid hakatakse müüma. Ilmselt inimesed fondidesse raha ei vii seal, vastupidi, võtavad raha välja, see ka sunnib tegelikult fondid oma positsioonidest väljuma, et sellega siis vaba raha siia juurde ei tule, ainuke viis, kuidas see saab tulla sellega, et siis aktsiad müüakse. nii et see on jah, huvitav graafik selle poolest. Teiselt poolt, kui me vaatame seda graafikut, mis näitab meile, kui palju fondihalduritest on võtnud kaitset järsu languse vastu aktsiaturul, et hetkel oleme tõusvas trendis, et seal võimalik näiteks optsioonidega hedžida oma positsioonid, kui meil järsk langus turul toimub selle vastu. Ja hetkel me näeme, et tegelikult väga vähe fondihalduritest, kes hetkel võtab kaitset selle languse vastu, et rohkem on siin olnud justkui turg on teinud suure languse 2025 aprillis, enne seda 2022, kui turg oli languses. ja nüüd põhimõtteliselt ka, siis keegi ei oota sellist nagu järsu suurt langust ja selle vastu siis ennast ei kindlusta. ja lisaks sellele hakatakse võtma ka suuremat riski, ehk põhimõtteliselt see graafik näitab meile, kui palju siis fondihaldurid, investorid võtab kõrgema riski kui tavaliselt. ja hetkel me näeme, et see joon on ka siin tõusnud kõrgele tasemele, et viimati nii kõrge ta oli meil siin peale koroonat, kui hakati palju raha printima, jagama seda ja turg meil ka täies hoos rallis, et toona ka siis võeti väga rohkem riski kui tavaliselt ja hetkel ka, ehk põhimõtteliselt meil hetkel raha vähe, vaba raha, kõik raha on läinud aktsiatesse, kusjuures võetud rohkem riski kui tavaliselt ja ei kaitse üldse languse eest, et mis võiks valesti minna, tekib küsimus selles olukorras. Ja mis veel huvitav, et tegelikult siin veel üks graafik, mis näitab meile positsioneerimist VIX-is ehk volatiilsuse instrumendis. VIX siis põhimõtteliselt tõuseb, kui meil turg langeb ja langeb, kui turg tõuseb, et siin me näeme 2020, kui oli koroonaga suur langus, et siin VIX läks kõrgele, siis 2024 meil oli turulangus, siis VIX ka siin tegi ühe suure hüppe. ja hetkel meil on VIX jällegi madalamal tasemel, aga mis siin on huvitav, et siin on tekkinud selline nagu fondihaldurite
positsioneerimine selle indeksi vastu, ehk põhimõtteliselt short itakse VIX-i, mis põhimõtteliselt on sama, mis panustada aktsiaindeksi edasisele tõusule. Ja me näeme, et hetkel see põhimõtteliselt positsioneerimine on siin net short ja sama suur short, nagu oli siin 2024 aastal ja peale seda, kui nii suur short oli, tegelikult siin selline suur VIX-i tõus ja aktsiaindeksi langus on toimunud, et kas siin võib see olukord jällegi meil korduda, et hetkel põhimõtteliselt madal volatiilsus, kõik panustavad volatiilsuse vastu ja siis see võiks viia ka järsu volatiilsuse tõusuni ja sellega siis tulla järsk aktsiaturu langus. Nii et jah, huvitavad graafikud, mis panevad natukene võib-olla ettevaatlikumaks olla see aasta. Üks boonusgraafik ka Bank of America poolt, mis näitab meile rahavoogu suurte ja väiksete large või small cap, siis suure või väikse kapitalisatsiooniga fondidesse, kui palju raha on voolunud. Ja tuumasinine joon näitab meil siis large cap'id ja helesinine joon small cap'id ja me näeme, et tegelikult alates 2020 viimase 5 aastaga large cap'i, kus on sellised nagu suuremad ettevõtted, Apple, Microsoft, Google, kõik Magnificent Seven ja teised suured aktsiad, et nendesse fondidesse on voolanud sisse 1,6 triljoni dollarit. Samas väiksete ettevõtetesse nendest raha üldse voolas välja -6,1 miljardit. Ja põhimõtteliselt näitabki meile, miks siis viimaste aastate jooksul just selline S&P, NASDAQ ja suurte ettevõtete aktsiad näidanud suuremat kasvu kui väiksed aktsiad, et just seetõttu, et sinna voolas rohkem raha juurde. Ja tegelikult natukene selgitab sellist nagu selle aasta algusest või juba detsembrist vastupidist liikumist, kus meil Russell 2000 väiksemate ettevõtete indeks rallis rohkem kui S&P 500, et S&P 500 praktiliselt jäi külgsuunas ja väiksete ettevõtete indeks rallis. Et võib-olla lihtsalt siin natukene raha võeti siit või rohkem sinna ei pannud, natukene hakati sinna panema ja siis hakkas meil selline nagu Russelli outperformance hetkel tekkima. Mis saab edasi? No ilmselt see pilt nagu väga palju ei muutu, et vaevalt siin hakatakse väga palju raha välja võtma suurtes ettevõtetes ja väga palju panema väiksete ettevõtetesse. Et ilmselt kogu aeg selline nagu vahe hakkab olema, lihtsalt ta võib-olla noh, läheb võib-olla natukene väiksemaks või suuremaks tulevikus, et suur raha lihtsalt, kui on väga palju raha, sa ei saa seda panna väiksetesse ettevõtetesse, et nagu Buffettil hetkel on nii palju raha, et ta saab praktiliselt kõik ettevõtted S&P 500-st osta. Aga jah, et kui sul on väga palju raha, siis sul tegelikult väga palju valikuid ei ole, kus seda panna, et siis enamik tulebki panna selliste nagu suurtesse ettevõtetesse ja see on nagu vähem riskantne kui väiksemad ettevõtted. Nii et jah, seetõttu ilmselt selline nagu käitumine jätkub ka meil tulevikus. Rääkides minevikust, siin veel kaks lisagraafikut, et natukene siis tahtsin täna rääkida sellist nagu ajaloolisest perspektiivist ja võib-olla mõelda sellest, et tihti räägitakse, et tee investeeringud mingisse firmasse niimoodi, et see oleks nagu põhimõtteliselt elu lõpuni. Aga see on minu meelest võib-olla üks nagu väga suur risk, sest jah, ajaloos me oleme näinud, et väga suured muutused võivad toimuda, mis terved majandusharud võivad kaduda, uued võivad tekkida. Ja siin näiteks noh, praegu siis olukord maailmas muutub ka väga kiiresti juba ja see ei garanteeri, et kui te investeerite täna mingisse ettevõttesse, et see on 50 aasta pärast näiteks on üldse alles, ei lähe pankrotti. Ja siin ajalooliselt paar huvitavat graafikut, et alustame sellest parempoolsest, mis näitabki meile, et mõned asjad võivad üldse nagu kaduda.
See graafik näitab meil siin siis alates 1774 kuni siis 1900 ja see näitab meile, kui palju küttepuud olid osakaaluga Ameerika SKP-st. Et me näeme, et tegelikult siin 1700, 1800 aastates küttepuud moodustasid siin praktiliselt veerand kogu Ameerika majanduse SKP-st. Et praegu on seda isegi raske nagu endale ette kujutada, et siin juba aastaks 1910 see osakaal on läinud 0,2%-ni. Nii et jah, kujutage ette, et investeerida mingi küttepuute tarnimisele või midagi, mis oleks seotud nagu küttepuudega, nende valmistamine, logistika või mis iganes müümine ja investeeritasite firmasse, mis just tegeles küttepuudega, siis tegelikult näed, et see oleks nagu firma kindlasti oleks pankrotti läinud, kui ta poleks ennast orienteerinud mingile muule ärile. Noh, näiteks hakati süsiga tegelema või gaasiga või naftaga. Aga jah, küttepuud on siis kadunud. Ja siin veel üks huvitav muutus, mis mitte nii pikalt ajaloos meil on toimunud, aga siin alates 90-ndad tegelikult nüüd interneti tulekuga ja selle levikuga majandus oluliselt on muutunud ja see graafik meil on näitanud, kuidas erinevad aktsiad on käitunud. Allpool sinise joonega meil näidatakse sellised nagu aktsiad, mis on seotud firmadega, mis väga palju sõltuvad kapitalist, ehk selline nagu capital intensive, et põhimõtteliselt väga palju kapitali vaja, et sellel äril toimida. Ja hall joon näitab meile aktsiate performance'i nendel äridel, mis ei vaja väga palju kapitali toimimiseks. Ja me näeme, et siin ajaloos siis tegelikult alates 90-ndates non-capital intensive, see on näidanud palju suuremat kasu kui capital intensive. Et miks nii on? No mis sinna kuulub, siin non-capital intensive? Siin on väga palju näiteks tarkvara, kuna näiteks sa investeerid tarkvara, sa lood mingi tarkvara ja kui sa hakkad seda müüma, siis sul ei ole vaja iga tarkvara koopia jaoks eraldi midagi teha põhimõtteliselt. Et sellest tekibki selline nagu non-capital intensive, sul on kõigepealt natukene kapitali kulub, et mingi tarkvara arendada, aga edasi sa saad levitada ükskõik kui palju koopiad ja see ei põhimõtteliselt maksa sulle suurelt palju, sul ei ole vaja palju raha selle jaoks. Ja kui sa näiteks müüd autot, siis põhimõtteliselt iga auto, mis sa toodad, siis sul ikkagi, sa paned raha kõigepealt autoarendusse, siis auto tootmine ise nõuab väga palju sul tegelikult kulutusi, et iga auto on füüsiliselt reaalselt vaja teha. Võrreldes sellega, et mingi tarkvaraga sa lihtsalt teed sellest copy-paste sisuliselt. Ja sellega jah, me nägime ka eelmises saades, et firmade marginaalsus on seetõttu tõusnud, et rohkem selliseid nagu just kapitali, mitte kapitali vajavaid või mitte väga palju kapitali vajavad ärisid on tekkinud ja tegelikult jah, seetõttu nende performance on olnud ka palju parem. Nii et see on ka üks põhjus, miks mulle näiteks rohkem meeldibki hetkel investeerida sellistesse nagu tarkvarade firmadesse. Noh, kõige esiteks mul on ka IT-haridus, ma saan sellest rohkem kui näiteks mingist muust ärist. Ja teiselt poolt jah, me näeme, et see hetkel annab paremat tootlust, kui investeerida näiteks selliste nagu capital intensive valdkondadesse. Kui kaua see võib kehtida ja mis võib nagu asendada, et tegelikult noh, tulevikku arvestades, et ilmselt hakkavad rohkem kaasama eriti need firmad, kes võib-olla mitte non-capital intensive, vaid mis ei vaja üldse väga palju stardikapitali. Ja ilmselt siin meil internet aitas sellele non-capital intensive'ile esile tõsta ja võib-olla tehisintellekt annabki võimaluse
luua firmad ilma selleta, et sul oleks üldse mingi suurt kapitali vaja, et juba tehakse panuseid, et millal tekib esimene ettevõte, mis on väärt $1 miljard ja kus on ainult üks inimene tööl nii-öelda ja kõik ülejäänud tööd teevad erinevad tehisintellekti agentid, üks teeb raamatupidamist, üks teeb marketingut, üks teeb veel midagi. Ja põhimõtteliselt sina oled ainuke juht ja sul on võib-olla miljardised müügid olemas. Et ilmselt jah, see on edasine trend, kuhu poole võiks siis pikemas perspektiivis vaadata. nii, lähme nüüd edasi ja nüüd vaatame mõned huvitavad kvartaaltulemused. Ja see on väike selline nagu soojendus enne järgmist nädalat, et praegu meil väga palju kvartaaltulemusi tuleb. Ja siis järgmine nädal võib-olla tulebki saade, kus me vaatame ka ainult kvartaaltulemusi, sest neid tuleb päris palju. Aga jah, siis täna soojenduseks alustame siis TSMC, Taiwan Semiconductor tulemusest. TSMC raporteeris suht head tulemuse. See oli siis neljas kvartal 2025, käibe kasvas 25,5%, jõudes 33,7 miljardini. Ja kasum aktsia kohta üldse hüppas 46% võrreldes eelmise aastaga, et igatahes ülehea tulemus oli. Aktsia hind reageeris ka positiivselt, pluss 4%. Prognoos selleks aastaks oli ka tegelikult üsna tugev, et TSMC jätkuvalt näeb, et nad kasvavad umbes 30%, et isegi natukene kiiremini kui eelmine aasta. Ja tõid välja, et nõudlus tehisintellekti arvutuste jaoks on endless, lõpmatu, et põhimõtteliselt ikka on suur nõudlus tehisintellekti kipide jaoks. TSMC, tuletan meelde, et see on siis see tehas, maailma suurim tehas, kus kõige edasi jõudnud protsessorid valmistatakse ja põhimõtteliselt Apple, Nvidia, AMD, kõik tellivad oma protsessorite tootmist just seal ja neil on maailma kõige sellist nagu edasi jõudnud tehnoloogiad, 3 nanomeetri tehnoloogiaga protsessorid nüüd nad ka teevad ja see tegelikult neil moodustab 28% nende käibest. Kvartaalselt siis me näeme ilusti, käibe kasvab, viimane neljas kvartal 2025 oli siis rekordkäibe, rekordkasum, kasum on ka kasvutrendis. Aastaselt eelmine aasta lõppes siis ka üle tugevasti, me näeme, et alates 2014 käibe on siin praktiliselt iga aasta kasvanud, nüüd siin 20-25 miljardist on jõudnud juba 120 miljardini, kasum oluliselt kasvanud. Nii et ettevõte on ilusti arenenud, see on see põhjus, miks neil aktsiahind on ka ilusti kasvanud. Kui me vaatame siis valuatsiooni, Gurufox valuatsiooni mudeli järgi hetkel on veidi ülehinnatuks juba TSMC muutunud, kui vaatame P-ratio't, P31, tulevane P-ratio 20, no arvestades kasvu 30%, mis nad ennustavad, see on tegelikult isegi üsna okei näitajad võivad olla. Nii et jah, see pigem siin modestly overvalued võib olla selline nagu üsna õige hinnang hetkel. Äri, nagu me näeme, väga kasumlik, päris palju käibest suvad kasumiks teha, et siin me näeme gross margin 59%, operatsiooniline kasum 50% ja net margin on hetkel 45%. Ehk iga $1 müügist saavad 45 senti puhast kasumit. Ja siin graafikul me näeme, kuidas ajalooliselt marginaalid ka arenenud, et need on siin ka kasvanud nii gross kui ka operatsiooniline kui ka net. Et selles mõttes väga hea äri ja ei ole hetkel isegi väga kallis, kuigi siin ajaloos me näeme, olid korrad 2025 aprillis või 2022,
kui TSMC aktsiad sai väga odavalt kätte, et hetkel võib-olla natukene juba kallimaks läinud. aga mitte väga kallis veel, nagu me näeme. Järgmine kvartaal tulemus Netflix. Netflix raporteeris ka päris hea kvartaal tulemuse, kasum oli parem, kui analüütikud ootasid, käibe vastas analüütikute ootustele. Ja siis prognoos järgmiseks aastaks vastas ka analüütikute ootustele. Kasum aktsia kohta oli 56 senti, 1 sent parem kui analüütikud ootasid, käibe kasvas 17,6% võrreldes eelmise aastaga ja oli nats rohkem kui 12 miljardit. Operatsiooniline marginaal neil neljandas kvartalis tuli natukene parem, kui oli ootus 24,5%. Ja Netflix sai siis aasta lõpuga 325 tasulist liitumist. Seda graafikut me ka varsti näeme ja siis prognoos aastaks 2026. Neil oli siis käibe 50-51 miljard, umbes sama nagu analüütikud ootavad. Marginaal peaks endiselt tõusma operatsiooniline 31,5% olema. Ja tegelikult oodatakse nüüd, et see aasta nüüd reklaamist saadav käive peaks ka tegelikult siis kasvama 100% või topelt olema võrreldes 2025. Aktsia hind on enne kvartaaltulemust meil olnud juba langustrendis üsna pikalt, eelmise aasta suvest juulist tegelikult oleme langustrendist ja peale kvartaaltulemust reageeris ka negatiivselt –2% ja miks see nii on? Kui me vaatame siin kvartaalselt, me näeme, et iga kvartal käibe ilusti kasvab. Kasum on olemas ja marginaalsus kasum ka kasvab. Aastaselt alates 2014 me näeme ilusat arengut. Eelmine aasta me saime rekordaasta, käibe kasvanud, kasum kasvanud. Marginaalsus üsna hea, gross 48, profit 24. Miks siis hind meil langeb? Põhjus on selles, kui me vaatame Guru Fox evaluatsioonimudeli, aktsia hind on enne seda muutunud väga palju ülehinnatuks tegelikult ja see langus, mis on hetkel toimunud, me näeme, et sellega aktsia hind lihtsalt normaliseerus. Et see ei ole isegi alahindlus, millega saab aktsiad, vaid nüüd Netflixi aktsiad saab normaalse hinnaga, et Guru Fox evaluatsiooni järgi siin fair'i value'd ütleb. Et kui ta peaks rohkem langema sellest tasemest, alles siis saab selle alahindlusega, et seda ma ühes striimis meil siin tõin välja näidet, et see hind, mis siin oli, see on nagu poes, enne alahindlust pannakse kõrgemat hinna ja praegu, kui tundub, et hind on justkui langenud, tegelikult pandi tavalise normaalhinnalipiku juurde. Et alahindlus just selle kõrgemaks tõstud hinnaga hetkel on. Nii et jah, kui te reaalselt tahate Netflixi alahindlusega osta, siis tasub oodata, et millal hind läheb rohkem allahinnatuks. Me näeme siin 2022 näiteks ta oli väga palju allahinnatud. Aga ka praegu juba saab tegelikult siis Netflixi nii-öelda fair'i value'd õiglase hinnaga, et P-ratio 34, forward P-ratio 22. Et enam-vähem sellise kasvuga ja kasumlikkusega, mis Netflixi puhul on, see ongi selline nagu õiglane hinnang hetkel. Veel mõned huvitavad graafikud Netflixi kohta, nagu juba sai räägitud, 325 tasulist liitumist neil on olemas. Alates 2016 ilusti kasvanud, 2016 oli siis 100 miljonit, üle 3 korra oleme kasvanud. Marginaalid, me näeme, ajaloos on ka tegelikult Netflixil kasvanud nii gross kui ka net kui ka operatsiooniline. Siin on ilus areng. Mis oli võib-olla huvitav, et kuna Netflix hetkel tahab osta seda Warner Brothers Discovery äri üle, siis nad selleks tegelikult koguvad hetkel raha ja nad andsid teada, et nad peatuvad aktsiate tagasiostu
et rohkem raha siis jääks selleks VBD üleostuks. ja me näeme, et siis viimases kvartalis tegelikult jah, rohkem aktsiaid tagasi ei ostnud, muidu siin praktiliselt iga kvartal varem nad on teinud aktsiate tagasiostu ja nüüd see viimane kvartal isegi natukene lahjendasid ja ilmselt siis lähikvartalitel ei tasu ka oodata aktsiate tagasiostu. see on ka üks põhjus, mis aktsia hind ka langeb, et firma ise hetkel ei toeta oma aktsia hinna. Nii, järgmine kvartal tulemus, mis me vaatame, on Inteli oma. Inteli aktsia meil on siin vastupidiselt Netflixile eelmisest suvest on tegelikult olnud tõusvas trendis ja ka enne kvartaaltulemust on siin teinud veel tugeva ralli. kuigi peale seda, kui tulemust olid raporteeritud, aktsia hind kukkus äh, terve 17%. natukene on juba siin viimastel päevadel sellest kukkumisest proovinud taastuda. mis tulemused olid siis? kasum ja käibe olid parem, kui analüütikud ootasid. kasum oli 7 sendi parem, kui analüütikud ootus, tulles 15 sendi. käibe kukkus võrreldes eelmise aastaga -0,2%, tuli 13,7 miljardit. Gross margin 37,9% kukkus võrreldes eelmise aastaga. ainuke asi, mis siin kasvas, on data center ja tehisintellekt 9%, aga jah, vaadates, kuidas Nvidial ja teistel tehisintellektidega seotud pooljuhtide sektori aktsiatega kasv on, see 9% tundub olevat üsna väike. Esimeseks kvartaliks prognoositakse siis natukene halvemat kasumit ja enam-vähem sarnast, võib-olla natukene väiksemad kasumid, kui on analüütikute ootused. kui me vaatame siin graafiliselt, kvartaalselt, no siin ei ütle meil midagi selle kohta, et see on hea äri ja selle äri aktsia võiks kasvada, et tegelikult see Inteli aktsia hinna kasv on kõik ootuste pealt. me näeme, et siin kvartaalselt kõik kvartalid käibe on jäänud samal tasemel, viimane kvartal ka, ja viimane kvartal oleme tegelikult isegi natukene kahjumis. et see kasum, mis oli siin raporteeritud 15 senti aktsia kohta, see siis välistab non-recurring items, mitte korduvad asjad põhimõtteliselt. kui need ka arvesse võtta, siis tegelikult firmal oli kahjum ja viimastest kvartalitest me näeme, et siis 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 kvartalist üks ainult oli meil kasumis ja ülejäänud olid kahjumis. nii et ei tundu olevat selline nagu hea äri, mille aktsia võiks nagu hästi kasvada. nii et see ütlebki meile, et kogu praegune kasv on siis põhimõtteliselt ootuste peale, et seal olukord hakkab paranema. aastaselt, kui me vaatame, et võrreldes eelmise aastaga, siis 4% käibe langes, kahjum natukene vähenes, aga jah, võrreldes selle hiigelajaga kuni 2020, kui käibe kasvas, kasum kasvas, me näeme, et siin Inteli äri olulised probleemid Inteli äriga tekkinud, et käibe hakkas langema, kasum kadus, kahjum tekkis. et jällegi, kuna täna rääkisime sellest nagu eluaegsest investeerimisest, kas kui pikaks investeerida, et siin näiteks see Intel, mis kuni 2020 tundus ka suht soliidne ettevõte, kasvava käibe ja kasumiga, valmistas sellised nagu kiibid, mis terves maailmas kasutati, et isegi selline äri me näeme, juhtus praktiliselt 1 aastaga selline nagu muutus, mis oluliselt mõjutas seda äri. Valuatsiooni poolt hetkel P-ratio ei ole, kuna on kahjumlik, tulevane P-ratio 45. marginaalsus, gross margin positiivne 34,77, me näeme, et see on ajaloos ka siis kukkunud, nii gross kui ka net ja operatsiooniline läksid miinusesse, et hetkel ka väikses miinuses veel profit -0,5%. ja kui vaadata Guru Focuse valuatsiooni, siis me näeme selle järgi ka oluliselt ülehinnatud
on hetkel muutunud Inteli aktsia. No tegelikult, kui teil oli ostetud varem näiteks kuskil siin Inteli aktsia, tegelikult ta hetkel, kui ostsite peale 2022 selle langusega, hetkel saab plussiga väljuda ja see tundub olevat võib-olla isegi mitte paha mõte, vaadates, kuidas äri areneb. Siin võiks oodata, et pigem siin hind teeb suurema korrektsiooni, kui need ootused, mis hetkel kõik on, et nii kiiresti ei realiseeru. Ma ise tegelikult ma siin varem just nende langustega natukene eriportfellidesse olen Inteli ostnud ja tegelikult hetkel olengi juba suures osas väljunud Inteli aktsias, kuna ta annab nii hea võimaluse põhimõtteliselt siin väljuda positsioonis ja pigem jään ootama, millal siin reaalselt käibe hakkab uuesti kasvama ja kasum hakkab tekkima, enne kui ma hakkaks uuesti Intelisse investeerima. Ja viimane tulemus, mis me täna vaatame, on Intuitive Surgical, ISRG, meditsiiniliste robotite tootja, päris hea äri. Tulemused olid ka üsna head, kasum, käibe olid paremad, kui analüütikud ootasid. Kasum tuli siis $2.53 aktsia kohta, 26 senti parem kui analüütikud ootused ja käibe tuli 2,87 miljardit, kasvas peaaegu 19% võrreldes eelmise aastaga. Firmal on sellised nagu DaVinci operatsiooni tegemiseks süsteemid, peamine toode, et siin nad kirjutavad, nad panid 532 neid süsteemi neljandas kvartalis 2024, see oli 500-st väiksem, 493, et rohkem neid süsteemi oli paigaldatud. Ja üldse neid süsteeme on juba üle 11 000 installitud üle maailma. See oli 12% kasv. Andsid üsna hea prognoosi järgmiseks aastaks. Põhimõtteliselt marginaalsus peaks suht hea jääma 67-68%. Ja peale tulemust aktsiahind on siin alates suvest olnud üsna kõikuv, et kõigepealt oli langus ja siis peale viimast kvartaaltulemust hüppas kõrgemale ja üsna külgsuunas siin kauples, et viimasele kvartaaltulemusele ka väga palju ei reageerinud, -0,3%. Ja hetkel siin üritab 200 päevast libisevat keskmist testida. Kui me vaatame graafiliselt siin kvartaalselt, rekordkvartal oli tegelikult, et me näeme, et siin käibe kasv isegi nats kiirenes, kasumlikkus ilusti olemas, finantsastaga ka me näeme, käibe ilusti kasvas, kasum suurenes, üldse alates 2014 väga ilus areng on olnud valuatsiooni poolest hetkel siis 66 P ratio, forward 46, mis tegelikult arvestades sellist 20% käibekasvu natukene võib olla isegi kallis, kuigi see firma on alati olnud üsna kallis ja Guru Fox valuatsiooni mudeli järgi, mis arvestab ka sellist nagu mineviku valuatsiooni, et selle järgi tegelikult hind on praegu fair value't õiglaselt hinnastatud. Kasumlikkuse poolest gross margin hetkel 70%, mis on üsna hea, operatsiooniline 29, profit 28 ja ajaloos gross on olnud üsna stabiilne, net ja profit olid ka üsna stabiilsed tegelikult. Nii, see on kõik kvartaaltulemustega, siin on veel üks väike reklaam, meeldetuletus, et juba varsti 16, 18 veebruar, see on paari nädala pärast, toimub selle aasta esimene üks kahest aktsiakauplemise meistriklass koolitus, mis ma teen koostöös Äripäeva Akadeemiaga.
See on koolitus ka, mis on rohkem huvitav just kauplejatele või neile, kes alustavad kauplemisega. Kolmepäevane koolitus, kus ma räägin sellest, kuidas üles ehitada pikas perspektiivis kasumlikku kauplemissüsteemi, mis protsessid peavad olema, mis süsteemi osad peavad olema ja nii edasi ja näitan seda kõike siis enda süsteemi ja protsesside näitel. Et kui teil on huvi, tahaksite enda kauplemist arendada, siis see koolitus võib olla hea mõte teie jaoks, et koolituse lingi ma jätan selle video all. Ja me lähme edasi, viimane teema tänaseks on detailsem analüüs Evolution AB aktsiast. Mis aktsias see meil on, mis kaupleb siis, peamine kauplemiskoht on Rootsi börs, Stockholmi börs, ma võtsingi just siin andmed Rootsi kroonides ka, kuna see on see peamine kauplemiskoht, aga seda aktsiat on võimalik osta ka Ameerika börsil. Ticker on siis EVVTY. Kuigi rohkem käibet vist saab osta seda just Stockholmi börsil. Mis firmaga tegemist? Evolution AB. Põhimõtteliselt ta on selline business to business äri ehk müüb ärilt ärile. Ta arendab erinevad siis sellist live kasiinosüsteemid. Nagu ma sain aru, siin on pildil ka välja toodud, et sellised nagu põhimõtteliselt kasiinode jaoks sellised nagu süsteemid, kus saabki mängida nagu kasiinos, kus sul on eetris mingi päris inimene, kes ongi nagu seal kasiinos päris inimene, kes seal nagu jagab kaardid või paneb seal palli veerema, et seda siis nagu tehakse live otseülekandena ja siis inimesed siis panustavad, mängivad. Ehk põhimõtteliselt nad arendavad siis selliseid nagu süsteeme, müüvad nende siis nendele operaatoritele, kasiinodele, kes siis otseselt juba business to customer kliendidele siis müüvad edasi seda teenust. Ehk põhimõtteliselt seotud sellise nagu gamblemise kasiinodega. Mis on siin huvitav, et nende suurem äri piirkond on Aasia ja enamik nende käibest siin kirjutatakse tuleb Aasiast. Kuidas see äri on arenenud? Tegelikult, kui vaadata seda ajaloost graafikut, alustame kõige pikemaajalisemast. Siin meil on kuine graafik alates 2015, millal see firma tuli börsile. Me näeme, et siis siin peale IPO-d hind oli kuskil siin 15-20 Rootsi krooni ja siin aktsia on muutunud üsna populaarseks. Omal ajal aastaks 2021 hind on kasvanud kuni 1700 Rootsi krooni, nii et põhimõtteliselt ostsid 17-ga, müüdsid 1700-ga 100-kordne kasv siin vahepeal selles aktsias olnud. Ja alates 2021 paljud märkasid seda aktsiat alles siis, kui ta on juba 100-kordset kasvu teinud ja hakkasid selle investeerima, aga siis tuli nagu suurem pettumus, et alates 2021 me näeme, aktsia hind pole enam kasvanud, vastupidi, ta on siin langusega teinud madalamad tipud ja madalamad põhjad ja hetkel see langustrend on viinud aktsia hinna juba siin 590 Rootsi krooni juurde, ehk põhimõtteliselt hetkel on ta 3 korda odavam, kui oli oma tipu juures. Miks selline areng? No muidugi see pikaajaline aktsia hinna liikumine sõltub firma fundamentaalidest. Ja kui me siin vaatame alates 2016, kuidas firma käibe ja kasum arenesid, siis me näeme, et tegelikult oli üsna tugev kasv nii käibes kui ka kasumis. Ja seetõttu meil selline nagu aktsia hinna tõus siin on tekkinud. Miks aktsia hind on siin alates 2021 nüüd meil langeb? Me näeme, et siin 2021, et alates 2021 tegelikult nii käibe kui ka kasum on endiselt kasvanud. Aga aktsia hind on olnud languses. Miks nii on?
no tegelikult siin oli lihtsalt liiga palju ootusi, aktsia hind muutus väga alahinnatuks, ta eeldas, et siin kasv tuleb kiirem ja veelgi kauem. mis on juhtunud eelmine aasta, me kohe näeme, et tegelikult kasv pidurdas. Ja kuna aktsia oli väga palju ülehinnatud, nagu ka Netflixi aktsiad, siin oli isegi rohkem ülehinnatud, et osa sellest kasvust, aktsia hinna kasvust, mis siin viimase aastaga on toimunud, enne kui ta tipusaavutus tuligi, mitte seetõttu, et siin reaalselt näitajad kasvasid, aga seetõttu, et sellega hakatigi juba spekuleerima, liiga palju ootusi läks sisse ja aktsia hind puhtalt tänu sellele sai õhu sisse nii-öelda ja nüüd lastakse õhk välja. Tekib küsimus, kas hind ei ole liiga palju kukkunud, et me näeme, et siin fundamentaalid tegelikult aastaselt ikkagi on olnud kasvutrendis, et võib-olla aktsia hind on liiga kaua liiga palju kukkunud, äkki siin on tekkinud juba hea selline ostukoht. Küsimus, mis tuli selle aktsia kohta ka, et seal oli loetelu aktsiatest heade marginaalidega. me näeme, et siin tegelikult sellest käibest, mis firma saab, ta saab päris hea marginaalsusega kasumi, et päris hea marginaaliga äri. et seal olid toodud teised ärid ka, kuigi nad olid üsna kallid juba ja see oli ainuke sellest listist, mis oli kõrge marginaalidega ja tegelikult ei olnud nii kallis. seetõttu ma võtsin seda Evolution aktsiat ülevaatusele. aga millal siis seda osta? no tegelikult vaatame, siin on kaks asja, mis peaks jälgima, fundamentaal ja tehniline pilt. tehnilisest pildist siin on meil nädalane graafik, me näeme, et hetkel on puhas langustrend, et siin tipp, põhi, madalam tipp, madalam põhi, madalam tipp ja hetkel on veel madalam põhi. ehk põhimõtteliselt sinna tasub investeerida siis, kui siin pilt nädalasel graafikul peaks muutuma selliseks, et meil peale põhja hind rallib, üritab kukkuda, siis enam madalamale ei lähe ehk peaks tekkima meil kõrgem põhja. nii kaua, kuni meil tekivad madalamad tipud ja madalamad põhjad, seda on nats vara osta. et mina ise ootaksin hinna stabiliseerumist ja jälgiks, et nädalasel graafikul hind hakkaks tegema kõrgemat tipu ja kõrgema põhja, vähemalt kui esimene kõrgem tipp ja kõrgem põhi tekib, siis siin võiks öelda, et trend hakkas pöörama. et see on tehniline aspekt, mis selle aktsia juures võiks jälgida, kui te tahate seda osta. teine asi, mis peaks jälgima, on fundamentaalid. et miks meil just ka see aasta, me näeme, et siin või eelmise aasta septembrist aktsia hind siin ka kõigepealt natukene rallis ja siis tegi suurema languse. kvartaalselt, kui me vaatame, me näeme, et kuni 2024 lõpuni käibe kasvas ja see või eelmine aasta 3 kvartalit tegelikult käibe langes, et siin veebruari alguses meil peaks tulema 2025 4. kvartali tulemused. ja siin on nüüd huvitav vaadata, et mis tulemused meil tulevad. kas see tendents jätkub, et käibe langeb ja kasum langeb või see siin peatub või isegi siin hakkab käibe kasvama. et see on teine asi, mis ma selle aktsia juures jälgin. see on see fundamentaalne punkt, kus ma tahaks muutust näha, et käibe enam siin ei lange, vaid peatub, langust stabiliseerub ja parem oleks, kui ta isegi hakkaks kasvama. kui me vaatame TTM trailing 12 months, siin on ka näha igas kvartalis 12 kuud, et alates 2025 teisest kvartalist kuskil meil toimus see käibekasvu peatus ja ta vaikselt hakkas meil siin juba langema. ehk põhimõtteliselt see ongi põhjus, miks meil aktsia hind hetkel endiselt languses. ja kui me vaatame valuatsioonid, siis see oli aktsia hinna tipp 2021, näete, kui palju ta oli ülehinnatud. ehk kõigepealt siin aktsia hind normaliseerus ja nüüd üritas siin normaalse valuatsiooni juures ikkagi kaubelda, 2 korda veel muutus siin ülehinnatuks, et see puline impulsid nii kiiresti ei kadunud, aga
siis, kui siin 2025 sai selge, et tegelikult siin käibekasum lisaks ka langevad, et kui nad jätkaksid siin tõusu, siis aktsia hind oleks siin võib-olla siin õiglase väärtuse juures normaliseerunud ja oleks edasi kasvanud, aga siin me näeme, 2024 hind hakkas 2024, 2025 hind hakkas siin edasi langema, eriti see aasta just seetõttu, et siin käibe ja kasumid hakkasid langema. Nüüd on muidugi aktsia muutunud väga alahinnatuks tegelikult, et kui siin osteti üle selle positiivsete ootuste taustal, siis siin hetkel nii suured negatiivsed ootused ilmselt turg siin ootab edasist käibekasumi languse jätkamist. Ja kui seda ei realiseeru, siis tegelikult hind on hetkel oluliselt allahinnatud. Me näeme, et siin prognooside järgi tegelikult siin käibekasum peaks stabiliseeruma enam-vähem. Ja kui see juhtub või isegi kui nad hakkavad kasvama, siis tegelikult hind võib siin olla väga odav. Samas, kui siin käibekasum jätkavad selles äris langust, siis tegelikult aktsia hind võib jätkata langust, et siin prognoosid võivad muutuda halvemaks ja siis hetkel ei pruugigi hind nii odav olla. Aga praeguse seisuga siis põhimõtteliselt Guru Foxi järgi väga alahinnatud, Peter Lynch'i valuatsiooni järgi me näeme ka hind sellest mustast ja punasest joonest palju madalam, et siin on ka alahinnatud, siin 2021 olime ülehinnatud. Peer ratio 9,55, tulevane 10,15 ehk tegelikult analüütikud hetkel ei oota edasist väga suurt käibekasumi langust ja väga odava valuatsiooniga seda aktsiat hetkel saab. Ja marginaalid, sellel on kõrget operatsiooniline 59, need 55%. Et väga selline nagu tugev rahalehm selle äri kohta võiks öelda. Mis veel huvitavad? Kui me vaatame bilanssi, siis bilansiga on kõik korras, võlga praktiliselt ei ole, vaba raha rohkem kui võlga ja me näeme, et siin veel rahavoogude aruanne, iga kvartal meil on operatsiooniline free cash flow ilusti olemas ja siis makstakse kord aastas ka dividendina seda välja, et siin ka näha sellist nagu dividendi maksmisel raha, vaba raha hulk bilansis ka väheneb, ehk siis makstakse vaba raha dividendina välja ja siis, kuna genereeritakse kogu aeg raha juurde kõrge marginaaliga, siis bilansis siin vaba raha hulk kasvab. Aktsia hinna langusega nad hakkasid ka raha suunama tegelikult siin aktsiate tagasiostudesse. Me näeme, et siin viimased kvartalid ka suht hästi hakkasid juba 1% või selle lähedal aktsiatest tagasi ostma. Dividendi tootlus on muutunud ka hetkel tegelikult päris huvitavaks, juba 5,2% on dividendi tootlus. Dividend kasvas oluliselt, no kui nüüd edasi käibekasum ei kasva, tegelikult dividend võib-olla enam ei kasva, aga üle 5% üsna okei isegi. Võiks olla, panna siia juurde veel nende aktsiate tagasi osta, et suht hea selline nagu kapitali tagastamine võiks olla. Marginaalid, nagu juba mainisime, net profit 60% kandis ja nad on ajalooliselt, me näeme siin ka kasvanud, gross margin, siin on ilmselt mingid valed numbrid kõikuv. Ja mis veel huvitavad, valuatsioonid, tegelikult kui vaadata ajalooga, see firma viimase 10 aasta jooksul pole olnud kunagi nii odav price to earnings, price to sales ratio'ga ja siin 2021 me näeme aktsia hinna kasv, sellega kasvasid price to earnings, price to sales ehk tekkiski selline nagu mull siin tegelikult ja kõigepealt meil siin aktsia hinna langusega normaliseerisid need näitajad. Ja siis kuna hind siin jätkas langust, siis need näitajad hakkasid siit edasi paremaks ja paremaks minema. Et hetkel jah, siis 10 aasta odavaim hind sellel aktsial. Kus on, tundub olevat selline nagu
murekoht ja mis põhjendab sellist nagu aktsia hinna langust, on institutsionaalsete investorite osalus. Me näeme, et ta on siin kuni 2022 isegi on veel kasvanud ja alates 2022 institutsionaalsed investorid hakkasid sellest aktsiast väljuma ja siis aktsia hind läks ka madalamale. kuigi siin viimane aasta tundub olevat, et see on siin ikkagi stabiliseerunud. nii et jah, selline nagu huvitav äri, et sinna tegelikult noh, niimoodi vaadata, et isegi kui nad enam ei kasva, äri jääb stabiilseks, siis sellise dividendi tootlusega ja aktsiate tagasiostuga see võib olla üsna hea investeering isegi aktsiate tagasiostudega. kasum aktsia kohta hakkab edasi kasvama ja sellega tegelikult võib kasvada aktsia hinna tõus ja vahepeal, kui te olete selles aktsias, siis saate 5% dividendi ka. mida analüütikud ootavad või kuidas nad hinnastavad, et analüütikud ootavad 20% tegelikult upside'i selle aktsiale, et seal hinnasihid alates 1,1100 kuni siis 499, et väga erinevad hinnasihi. kokku 17 analüütikut katab seda aktsiat. ja kui vaadata nende soovitused, siis no enamik siin soovitab ikkagi hoida, hoia või müü seda aktsiat, et väga vähe soovitab siis osta seda. et ilmselt jah, see investeerimisidee, et sa usud, et see kasiinoäri lõhki ei lähe, et jääb vähemalt samal tasemel, võib-olla üllatuseks hakkab kasvama, siis tegelikult hetkel võib-olla osta, panna silmad kinni 5 aastaks. et siis suureneb tõenäoliselt, sa saad seal dividendidega tulu ja võib-olla aktsia hind hakkab ka tõusma. firmal endal vaadates nende kvartaalaruannet viimast, ma seal prognoosi ei leidnud. ainuke, mis seal oli, et nad jätkuvalt saavad siis marginaali nii head oma väljavaades, andsid teada, et Aasia jääb volatiilseks, Aasia on nende suurem tuluallikas ja endiselt hakkavad dividendi maksma miinimum 50% kasumist maksavad välja dividendina ja 100% üleliigsest cash'ist. lisaks 500 miljoni euro eest teevad ka aktsiate tagasioste. nii et siin ka, nad ka põhimõtteliselt ei prognoosi suurt langust, et näevad mingit volatiilsust Aasiast, aga ilmselt pikas perspektiivis ma usun, et see gamblemine kuskil ära ei kao, inimesed ikkagi tahavad kiiresti rikkaks saada ja ilmselt Evolutioni äri ei kao niisama ka. seega jah, ma ise aeg-ajalt vaatan seda aktsiat, aga pole siiamaani näinud sellist nagu head tehnilist arengut kõigepealt nädalasel graafikul, et kõigepealt me peaks nägema tehniliselt siis nädalasel graafikul, et aktsia hind peatab langust, hakkab tegema kõrgemad tipud, kõrgemad põhjad ja siis me peaks nägema, et fundamentaalid hakkavad ka paranema, vähemalt stabiliseeruma või siis paremal juhul ka kasvama ja siis põhimõtteliselt võiks suurema kindlusega selle aktsiasse investeerida. et selline siis kokkuvõte minu sellest aktsiast, jätkan selle monitoorimist ja võib-olla räägime sellest veel tulevikus ka. andke teada, mis teie arvate Evolution aktsiast siin kommentaarides. ja ärge unustage ka like jätta, kui teile saade meeldis. kohtume juba järgmises saades. kõike head!